keegi täpselt ei tea, millal ja kus asi pihta hakkas, aga 80ndate lõpus või 90ndate alguses jõudsid esimesed lauad Eestisse. 1990. aastal ehitas Raul Purman endale lumelaua ja tuli sellega 4-kordseks N-liidu meistriks. Siis ei teadnud veel keegi, kui hulluks asjad võivad minna. On see sport või elustiil, kes on tegijad eile, täna, homme, Eestis ja maailmas, aru annavad inimesed, kes on asja sees ja süüdi. Alustame algusest. Nagu öeldud, algus on segane. No üldiselt jutte liigub siin igasugused, kuskil kellelgi on olnud ja on olnud erinevaid lauda kuskil, aga minu teadmiste järgi on esimene mees, kes on nagu lumelaua Eestisse toonud, on siiski selline inimene nagu teatud tuntud Paapkülar. Täpselt nüüd ei mäletagi seda aastaarvu, aga see oli vist 90ndate päris alguses, kui sai toodud mingisugused esimesed lumelauad. Tema oli jällegi selline mees, kes tõi selle laua küll, aga temast nagu suurt sõidumest ei tulnud. Aga siis oli mina noorem poiss natuke ja olin Paabures sulaseks. Ja siis me koos Tarmo Sepaga otsustasime teha oma lumelauad, kuna sellel ajal neid osta oli absoluutselt võimatu. Vineer tahvlitest viivisime, formuleerisime kujud, epoksiid, võimatud sellised konstruid ja tegime niisugused aretsed. Omaette juttu veel need klambrid. Klambrid olid ees, olid traadid ja nöörid ja taga olid vanad mäesosa sidemed ja siis me hakkasime niimoodi sõitma vaikselt ja läksime esimese korraga, me olime muidu enne mäesuuska sõitnud palju ja läksime Tarmo Sepaga koos, siis oma lauad oli valmis, siis läksime koos esimest kord Elbruse läks 3 nädalaks. Võtsime kaasa oma aretsid. Asi lõppes sellega, et me enam ei saanud pärast seda suuski jalga. Iga õhtu me parandasime oma klambrid, aga suuski enam jalga ei pannud, see oli tohutu kaif Paudri sõit. Lumelauaga on ikka mega kaif. Lumelaudurid, kes tulid suusanõlvadele sõitma, aeti sealt ära, väites, et nad segavad suusatajaid ja see sport mäe peale ei kuulu. No, kujutage ette, eks ole. Kunagi oli see tõesti nii, aga tänaseks on olukord muutunud.